No tšau. Lihtne on armastada armast pisikest kisut kassipoega ja on lihtne armastada. Aga teinekord on mõnda osa elust keerulisem armastada kui teist. Aga kui praktiseerida tingimusteta armastust, mis tähendab tingimusteta armastus? Põhimõtteliselt soov mõista, ma näen, on tee tingimusteta armastuse poole. Soov mõista, see on üks väljendusvorm. Vaata, me ei saa kedagi kui me peamegi armastuses pettuma alati, kui meil on mingisugused tingimused, et milline see peab olema, et ma temast näeksin osana endast. Ja kui see ei vasta minu tahtele, siis ma keeldun seda armastamast või mõistmast või aktsepteerimast. Elu väljakutse, ma näen, mul ja üldse paljudel inimestel on õppida võtma vastu inimesi ja olukordi sellistena, nagu nad on, tingimusteta. Kui on nii, siis on nii. Ja inimestega on nii, et teinekord meie ise muudame inimesed selliseks, nagu nad on. Mõtle ühe inimese peale. Mõtle ükskõik mis suvalise inimese peale. Nii, kuidas sina mõtled temast, temal on tõenäoliselt samad mõtted, mis sul. See vastastikune. Kui me hakkame aru saama, et meie oleme loojad, siis me saame seda muuta. Me saame seda muuta. Sina ei pea mind armastama selleks, et mina saaksin seda teha. See, milline sa oled, on põhimõtteliselt ainult ettekujutus. Minu teadvuses siis ütleme nii, ettekujutus, mingi pilt, mingit moodi on seal. Ja see toimub minu teadvuses. Seepärast öeldaksegi, kogu elu toimub meis. Ja see, kuidas mina kedagi näen, see on minu projektsioon, see on minus toimub see. Teise inimese jaoks võib ta olla absoluutselt teistsugune projektsioon või teistsugune. Lõppkokkuvõttes on, me täpselt ei tea. Me täpselt ei tea, milline keegi on. Me täpselt ei tea, milline sina oled. Sina ei tea täpselt, milline sina oled. Mitte teadmine. Mitte teadmise praktiseerimine toob esile kahtluse. Aga kas ma ikka päris kindlalt tean seda? Ja kui see tuleb esile, siis tuleb uudishimu. Ja kui tuleb uudishimu, siis on soov teada saada, soov mõista. Ja see on armastuse väljendus. Üks armastuse väljendus. Vot. Ilusat emadepäeva kõikidele emadele. Vahepeal meie emad toovad väljakutseid, nagu kõik inimesed toovad meile väljakutseid, neid armastada, aktsepteerida sellistena, nagu nad. Mina teen seda samamoodi. Mina teen ka vahepeal inimestel elu keeruliseks nii-öelda vastu võtta, aktsepteerida, mõista, armastada. Kõik teevad seda, me kõik teeme seda. See on okei. See on okei. Ja ilusat emadepäeva kõikidele emadele. Olgu te tänatud. Olgu te tänatud. Te teete oma osa. Ja te teete oma osa, täidate oma rolli
ideaalselt. Ükskõik, kuidas ta seda ka ei teeks. Lõpuks oli see ideaalne. Lõpuks oli see täpselt nii, nagu pidi olema. Aitäh teile!